Vahetame selle platsikale välja. Imastumine on palju mõistlikum. Loogilisem, mõistlikum ja parem. Näed, sa isegi tema meiega nii palju, miski kogu aeg. Olge head, andke nüüd märku, kas teie saite valistada idee välja? Kollased, kuidas teil on? Idee olemas? Suurepärane. Sellepärast, et nüüd on teil aega. Nüüd on teil aega kõigest kuni kohvipausini, et valmistada ette. See peaks olema nüüd 25 minutit. Kell 15.20 ja 20 minutit lausa. Et valmistada ette oma idee tutvustust teistele. See tutvustus võib olla ükskõik mis vormis. Nüüd selle tingimus on, et see kestab 5 minutit. Kui te tahate kasutada selleks arvutit või PowerPointi, tulge siia, saate seda teha. Kui te tahate selleks kasutada muid vahendeid, siis mõned on siin olemas. Võite võtta neid pabereid, markereid, valgeid pabereid on veel, kõike, mis te vajate, otsime. Kui te tahate teha näidendi, tahate teha etenduse, ükskõik mida, te võite kõike teha. Luuletuse, see on lubatud. Teie eesmärk on see, kuulake, mis on teie eesmärk. Esitluse eesmärk on see, et teised saavad teada, mis idee nad teevad, mida teie teete, millise idee te valisite. Nemad hakkavad homme teie poolt hääletama. Teil ei tule rohkem võimalusi oma ideest rääkida kui homme finaalis, siis kui see kõiki tulemusi tutvustatakse. Ja sellepärast, olge kavalad. Käige nii palju informatsiooni välja, kui te saate. Kuid samal ajal, kui üks grupp esineb või üks võistkond esineb, peavad teised esitama täpsustavaid küsimusi. Olge teie ka toetavad. Küsige nende käest näiteks, kuidas te planeerite finantseerida, kas see ala, mis kuulub sellele, te teate, kellele see kuulub või nii edasi. Ja kohustus ongi, et teised esitavad kindlasti kirjalikud küsimused. Ja need on abiks selleks, et te saaksite homme oma ideid testida. Seepärast, olge kavalad. Aga veel kord, te võite oma ideed vahetada pärast seda, kui te olete täna ette kandnud. Kui te saate aru, et see on mõttetu idee või te ei vasta nendele 7 kriteeriumile, saate aru, et see ei ole üldse realistlik, siis te ei pea sellega jätkama. Kuid te võite võtta ära ka teise võistkonna idee. Ka see on lubatud. Ja teie idee võidakse ka ära. See ei ole keelatud. Võetakse ära lihtsalt. Aga võib-olla te ei saa minna teaduse lõpusele. Selles mõttes olge usinad, mõtlema läbi, mida teeksite, kuidas. Siin on Ave on neid varustanud nende flipchartidega, kes tahab neid pabereid joonistada. Nii et 20 minutit. Valmis saada 5-10 aasta pärast. See ei pea olema konkreetselt praegu. Oluline selle juures on see, et ta oleks jätkusuutlik. Te võite teha samm-sammul. Praegu on olemas, see on tugev argument. Praegu on olemas Tapa, miks see võiks järgmine olla Jäneda. Seal on potentsiaalselt mingid sellised rüümid, miks see võiks järgmine olla Lehtses ja kõik nii edasi. Et te saate nagu teha, kui te tahate konkreetse nende ruumide mõttes arutada, siis siin te saate nagu minna samm-sammult edasi ja öeldagi, et teil on jätkusuutlik idee. Mina olen Janne Ristikivi ja ma töötan Tallinnas Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutuses Meie Inimesed kultuuri- ja noorsootöö üksuses ja vean seal selliseid noortele suunatud tegevusi, mis on eelkõige just venekeelsetele noortele eesti keele õppimiseks mõeldud. Korraldame hästi palju
palju erinevaid konverentse ja teeme selliseid põnevaid õpitubasid ja tuleviku linnamäng, mida me Briti nõukoguga koos teeme, on üks imepärane viis, mida ma olen küll avastanud, et kohalikud omavalitsused saavad noori kaasata oma otsustusprotsessidesse ja nii samamoodi ka Tappa vallas, kus Tappa lastekaitseühing võttis sellest ideest kohe kinni, leidis siia venekeelsed noored, eestikeelsed noored ja vallaametnikud, vallavanemgi isiklikult on kohal ja mängivad siis sellist võistlusmängu ja keele arengu suhtes on täiesti imeline meetod. Noorte osaluse mõttes on täiesti uskumatu, kuidas pärast seda, kui kohalikud omavalitsused on seda tuleviku linnamängu teinud, nad ütlevad ka, kuidas need kaks kogukonda on kokku läinud, eestikeelne ja venekeelne ja seda samuti, kuidas noored ja vanem generatsioon on omavahel justkui integreerinud ja kontakti saavutanud. Et selles mõttes on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus on meie inimesed äärmiselt hea meel, et Euroopa Sotsiaalfond meile sellist programmi võimaldab ja ühtlasi siis ka aitab venekeelsetele noortele eesti keele oskust. Palju ka noorte ideesid siis ka ametnikud vaatavad, kuidas nad vaatavad nendele üldse? Enamustes omavalitsustes on niimoodi, et nende ideede või mängu käigus valmib 50 ideed, millest 5 arendatakse edasi. Ja kohalikud omavalitsuste arendusnõunikud valdavalt on minu käest küsinud, et ma teeksin kokkuvõtte nendest ideedest ja annaksin neile omavalitsusse kasutada, sest tegelikult need kõik on väga reaalsed ja kõik on hästi kohaliku kontekstiga seotud. Ja kui palju neid nüüd päris ellu on läinud, et otseselt me sellist statistikat ei tee, aga see, mis omavalitsustest inimesed on hiljem tagasisidet andnud, ütlevad küll, et tõepoolest kasutatakse ja mitmedki asjad, mis tunduvad alguses lahendamatud probleemid, leitakse, et tegelikult on väga lihtne lahendus. On väga lihtsaid asju, mida nad saavad koheselt ära teha ja paljud omavalitsused on hakanud seda tegema. Et selles mõttes on ainult hea meel ja ma loodan, et Tappa vallas samamoodi. Suur aitäh teile! Palun!